Tere! Me oleme kuulnud, et tehisintellekt on populaarne ja inimesed nägid ChatGPT ja otsustasid, et nüüd nad teavad, kuidas seda kasutada ja saab kohe homme kasutusele võtta ja tuleb efektiivsus ja kõik asjad. Vahel nii ongi, vahel on veidi keerulisem. Meil Kybernetikas avanes suurepärane võimalus, me saime selle tehisintellekti poolelt veidi tükkideks lahti võtta ja kirjutada siis Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel kokku ühe uuringu, mis on üks hea pikk dokument, räägib teile kõigest sellest, kuidas arvuti hakkas paremini malet mängima, kui ka selleni, kuidas jõuti tänaste nende kõnerobotite ja pildisünteesideni. Lõbus lugemine, aga teile ma tulin rääkima sellest, kuidas see kõik nagu praktiliselt olla saaks. Ma lähen nüüd oma nupu järele, mille ma jätsin enne maha. Sõna otseses mõttes maha. Nii. Ma enne olin siin ühel sessioonil, kus küsiti, et paljudel on lapsed, nendele, kellel on lapsed, need on võib-olla näinud ka töölehti ja töövihikuid koolis. Me tegime tehisintellekti kasutuselevõtu töövihiku. Saab täita lünki ja siis nende lünkade põhjal hakkab hiljem huvitavaid asju juhtuma. Siin on mul see väga niimoodi pikalt ma sellele kogu asjale ei peatu, seda ei pea meelde jätma, see on kõik seal olemas lõpus, aga ma räägin teile mõnest asjast, mille te peaksite välja selgitama näiteks siis, kui tuleb teie, ma ei oska öelda, kes, tuleb kas teie ettevõtte juhil või tehnoloogia juhil või kellelgi müügiosakonnast, tuleb erkmõte, et tahaks teha pakkumusi kiiremini, et ainus töö, mis toidab, on müük, eks ole, raha tuleb sisse, raha ei tule sisse, kui me ei ole teinud pakkumust. Pildistama ei pea, see on PDF-iga Riia veebilehel olemas, aga võib muidugi. Ja siis te mõtlete, et okei, aga ma peaks selle ju kasutusele võtma, mis nüüd siis tähendab, mis ma tegema pean. Kui teil on kõige kistim ettevõte üldse, siis teil on kõik kvaliteedijuhtimise süsteemid olemas, sealhulgas te võite juurutada ka selle uue ISO standardi tehisintellekti riskianalüüsi kohta, aga sellest ma ei tule teile täna rääkima, ma teen midagi lihtsamat. Teeme kõigepealt siis nii, olgu, kui leppisime kokku, tahame pakkumusi teha tehisintellektiga kiiremini. Esimene osa töövihikus, tehisintellekti süsteemi lõppkasutajad. Paneme sinna kirja müügi esindaja, ta koos kasutab tehisintellekti selleks, et koostada pakkumusi, ette ütleb sellele kliendile, need tooted. Ja välja saab pakkumuse koos hindadega, kus siis on võib-olla ka räägitud mingit juttu natukene selle kohta, kuidas see kõik sellele kliendile sobib, võib-olla varasemate andmete põhjal, meie senine äri selle kliendiga, kõike seda kuidagi arvesse võttes, tuleb välja selline asi, nagu oleks inimene hullult vaeva näinud, aga tegelikult natuke arvuti aitas. Olgu, see on esimene kasutaja. Ja siis see teenus, mida siis nagu teie ettevõte peab selleks ehitama või juurutama, on siis selline AI müügiagent, eks ole, kiirendab pakkumuste koostamist ja teete siis, nüüd läheb korra tehniliseks, palun vabandust selle pärast, teete veebirakenduse, mis siis kasutab siis Ameerika firma OpenAI, see GPT rakendusliidest ehk APIT. Ehk siis teie teete oma väikese rakenduse ja see küsib siis seda ägedat tehisintellekti teenust mingilt suurelt pilvefirmalt. See on väga levinud mudel. Tegelikult meil selles aruandes ongi kirjas, millised on levinud mudelid, kuidas tehisintellekti kasutada. Üldiselt kõik teist ei pea nagu oma tehisintellekti mudeleid ise treenima ja õpetama. Te saate lihtsamalt ka. Aruanne räägib muu hulgas kuidas. Ja siis on üks oluline koht, mida me tahame, et te välja selgitaks, on see, et kus kohas see teenus tegelikult käitatakse, et kus riigis, milline pakkuja teil selle taristu jaoks on. Antud juhul siis ütleme, et see ei ole nüüd toote soovitus, eks ole, ma lihtsalt toon näite. Ütleme, et see on Azure'i pilveteenuses, mis siis töötab näiteks Ameerika Ühendriikide, ta on Ameerika Ühendriikide põhine pakkuja, on Microsoft nagunii, tal võivad olla andmekeskused Euroopas muidugi. Aga pange see kirja, see ei ole võib-olla kohe oluline, aga kunagi hiljem võib-olla on. Nonii, ja nüüd tuleb mõelda, et mis me sellest tehisintellektist saada tahame. Anname talle sisse ettevõtte hinnakirja, klientide ajaloo ja pakkumuse mingi põhja, et tuleks ilus logo õigesse kohta ja nii edasi, koht, mida allkirjastada. Ja siis välja tuleb vormistatud pakkumus kliendile esitamiseks. See kõlab nagu üsna mõistlik rakendus. Selliseid on Eesti firmad isegi minu meelest teinud ka. No olgu. Ja nüüd, kuna me leppisime kokku, et te ise mudeleid ei treeni, siis tuleb üks lihtsam osa, me 3 kasti saame tühjaks jätta täna töövihikus, pääseme varem kojutunnist, on see, et kes meile seda tehisintellekti teenust osutab
Ja pakume näiteks Microsoft, eks ole. Microsoft on hästi suur ettevõte, pakub palju IT-teenuseid, mitmeid edasimüüjaid, mõned on siin võib-olla boksidega väljas ka. Ja Azure'il on olemas, siis nende pilveteenusel on olemas OpenAI service, ehk siis saate sealt anda oma sisendeid sellele GPT-le seal ja siis saate sealt oma väljundi. Ja näiteks otsustasite, et Prantsusmaa serverid on sobivalt lähedal ja maksavad piisavalt vähe ja on Euroopa Liit ka, et oleks nagu lahe kasutada Euroopast seda. Azure pakub seda Euroopast muuhulgas. Ja siis on jälle üks tähtis koht. Selleks, et saaksite sõlmida siis lepingu Microsoftiga, et nad teile seda tehisintellekti teenust osutab, oleks hea, kui te kirjutaks üles, siis mis need tingimused sellele teenusele oli, mis on teenuse saadavus, eks ole, ja mis on näiteks mingid privaatsuspoliitikad, eks ole. Seal on abiks, ma korjasin need lingid konkreetselt Microsofti jaoks ära ka, aga jah, me ei hakka, te ei pea meelde jätma neid, otsite ise üles, kui taas teenuse kasutusele võtate. Nii, olgu, täitsite tabeli ära, järgmine samm on aru saada, mis sorti tehisintellekti süsteem teil siis on. Ja me leidsime, et 3 süsteemi on, üks on selline, kus kõik tehakse oma majas, ise treenite ise mudeli, ise käitate mudelit, ise teete rakendust. On teine variant, kus nagu mudel on mujalt saadud, aga käitate oma taristu peal. See on selleks hea, et siis te ei pea oma ärisaladusi kellelegi teisele välja andma. Aga see tähendab, et teil peab endal olema piisavalt siis nagu servereid, mille peal seda tehisintellekti käitada. Ja lõpuks on see, et kui teil on absoluutselt super minimaalne lahendus, teie lihtsalt panete kõik oma andmed kusagile pilve, kõik tehisintellekt möllab seal ja annab teile väljundid tagasi. See on nagu mingis mõttes kõige lihtsam teile, aga riske on võib-olla natuke rohkem. Meie praegune rakendus on ilmselgelt see viimane, sellepärast, et me ei hakanud ise midagi treenima. Meil pole siin aega ka selle ettekande ajal. Nii, selle slaidi panin siia lihtsalt selleks, et öelda teile, et selles aruandes uuringus on räägitud veidigi õigusest, ehk siis mis seadused võivad teile rakenduda. Ja teate, nüüd me saime aru, miks me selle töövihiku täitsime. Selles töövihikus olid need kastid olid nagu mingite numbrite ja koodidega tähistatud ja nüüd juhend ütleb teile, et vaata nüüd sellesse kasti, kas seal kastis on räägitud sul mingitest sellistest andmetest, mis on mingi koopiakaitse all, näiteks mingid teosed või midagi, või on isikuandmed, et siis see seadus rakendub. Et selline kena joonis on seal, vaatame kähku üle, lepingud meil klientidega on, ilmselt lepinguõigus rakendub. Kuna me teeme pakkumusi ja me ei ole just võib-olla Mona Lisade müümise äris, siis ilmselt ei ole meil autoriõigusega teoseid võib-olla vaja, see ei rakendu. Kui te olete mingi spetsiifilises valdkonnas, finants, tervis, võib-olla seal on mingid eraldi regulatsioonid, seal peate natuke vaatama, et ma teile ei saa ette öelda. Ja kui on isikuandmed, isegi siis, kui me anname ette kliendi meili aadressi, siis tegelikult need on isikuandmed, neid on küll väga vähe ja te ei pea väga palju muretsema selle pärast, aga te peate ikkagi olema nagu veendunud, et te teete asju õigesti ja te teate, mis teil on need privaatsusteavitused olemas oma koduleheküljel või kus iganes. Ja kuna me valisime sellise taristu, mis on väljaspool Euroopa Liitu asuva keha kontrolli all, siis me peame seda ka natuke jälgima, sellepärast, et mõned väljaspool Euroopa Liitu kõikjale andmekaitse ei ole samasugune, nii et me peame natuke neid asju ka vaatama. See, mis siin praegu ei ole nüüd õigusnõu, palun rääkige päris juristiga, minu doktorikraad on krüptograafias, ma ei saa teile õigusnõu anda. Küberturvalisus. See oli meie eest suuresti ära tehtud. Tehisintellekti süsteemid on nagu IT-süsteemid. Riigil on Eesti infoturbe standard, EITS, võite sealt vaadata, kõik veebilehel olemas, Superlux. Meie lihtsalt kirjutasime üles selle, et kui sa teed tehisintellekti süsteemi, siis milliseid EITS-i mooduleid peaks vaatama. Selle kohta on kena joonis, on teksti, vaatate seal, räägitakse teile tarka juttu, nagu näiteks kus peaks juurutama pääsuõiguseid ja nii edasi. Need on teil võib-olla majas juba kõik olemas ka, aga lihtsalt me sidusime natuke selle kokku, et teil oleks lihtsam. Ja siis on nagu see osa nüüd, mis on nagu uus. Infosüsteeme teil kõigil on ilmselt. Peab olema, digitaliseerimine on ju täies hoos, eks ole. Aga nüüd see mõjuvärk. Ja see mõjuvärk tuleb sellest, et tehisintellekti süsteemidel on teatavad mõjud. Näiteks võtame siin kohe 2 asja, müügiesindaja esitab pakkumuse, eks ole, see on nagu väljund talle, teeb pakkumuse ja klient selle tehisintellekti väljundi põhjal võib siis otsustada, et kas ta ostab või ei osta. Ja see tehisintellektil on seal mingi roll, see ei ole ainult teie müügiesindaja enam, kes seda kõike protsessi mõjutas. Teie hinnakiri võib-olla ka, eks ole. Ja laiemad mõjud ühiskonnale sõltuvad nüüd müüdavast kaubast või teenusest. Nii. Nüüd võivad juhtuda paar halba asja. Üks on see, et AI pakkumus on müüjale halb, võib tekitada teile kahjumit ja millega te selle vastu võitlete, on see, et te ütlete, et hea müügiesindaja, palun loe üle, mida arvuti kirjutas, eks ole, ära saada kohe ära. Eks? Väga lihtne.
Inimene korraks protsessi sisse ja juba olete ühe ohu enda jaoks ära kahandanud. Ja vaata, vahel juhtub tehisintellekti mudelitel see, et nad natuke teevad niimoodi, hallutsineerivad mingit jama ja et nad näiteks ei kirjutaks pakkumusse siis mingit värki, mis tegelikult üldse ei ole kohane selles dokumendis, jällegi müügiesindaja loeb üle. Nii, ja oletegi juba peaaegu saanud. Ja teate, siis kui te olete selle kõik ära teinud, siis meil on seal aruandes ka umbes selline slaidipõhi, mille te võiks ära täita, kui te lähete oma juhile rääkima, et vaata, ma mõtlesin kõik läbi, teeme ära, siin on plaan. Teine slaid on see, kui te peate hinnad panema, selle kohta meil nagu aluspõhja ei ole. Aga noh, kõik see, mis ma täna rääkisin, panete sinna ühele slaidile kirja, vaata, me mõtlesime küberturvalisuse läbi, regulatsioonilise osa mõtlesime läbi, ohutuse mõtlesime läbi, vaata, see on teenuse pakkuja, see on see, mis me siit saame, siin on väärtusloome. No, siis peate hinna ka veel taga ütlema, aga äkki juht noogutab ära pärasti ja oletegi juba võtnud tehisintellekti kasutusele palju paremini kui siis, kui te poleks seda juhendit kasutanud. Vot. Riigi Infosüsteemi Ameti lehel on aruanne. Ära karda seda, et see on üle 100 lehekülje. Lugege peatükki 8, kui muud ei jaksa. Aga see on huvitav see ülejäänud dokument, päriselt ka. Seal on ilusad joonised, me joonistasime neid suure vaevaga. Ja sobib nii ka väikesele asutusele, aga kui teil on juba suurem maja, kellel on kvaliteedisüsteem, mingi ISO 27001, 9001, 14001, 30000, mis iganes asjad sees, siis see võib-olla liidestub kenasti teie juhtimissüsteemiga. Teete integreeritud juhtimissüsteemi ja võtate lihtsalt need riskid seal kasutusele. Vot, kõik. Dan, sa ennist mainisid ühte standardit, et uus ISO on väljas, mis reguleerib AI kasutuselevõtu riske. Ja. Mis selle nimi või mis see? Ma ei jätnud numbrit meelde, vabandust, see on igatahes tehisintellekti riskide halduse standard on olemas, aga ma ei tea ka näiteks, kas ükski audiitorfirma täna selle vastu auditeerib siin piirkonnas. See on 2023 tuli välja alles. See võib ka olla veitsi ülepingutus, nagu see on vajalik siis, kui te hakkate nagu tehisintellekti süsteeme tõenäoliselt ise nagu tootma ja looma ja edasi müüma. Mõned teist võivad seda teha. Teine asi, mis on see, et minu arust kas oli tänane uudis või eilne uudis on see, et Euroopa Liit sai valmis oma tehisintellekti määruse, mis on ka suur asi. Ja seal hakkavad tekkima nagu mingid ka vastutused, aga see on siis, kui te ise mõned teie seast võib-olla tahavad pakkuda teistele tehisintellekti põhiseid teenuseid, et siis teile kindlasti rakendub see võib-olla. Ma võin küsida ise, kas sa tead see regulatsioon, mis nüüd AI kohta tuli, kas ta pigem nüüd Euroopas soodustab seda vastu kasutamist või pigem pidurdab? Soodustamine või pidurdamine on inimeste südames. Et kui sa tahad asja teha, siis selle regulatsiooni järgi saab teha. Selles mõttes ma olen üsna kindel selles. Aga mis minu sõnum ongi see, et ta on võib-olla natukene peab mõtlema selle käigus, ei ole lihtsalt nii, et panete oma kliendi andmed otse ChatGPT-sse tasuta versiooni ja küsite, et palun tees mulle sellest pakkumine. Turunduseks see võib-olla piisab nibin-nabin, aga natukene mõelge enne, aga tehke ära, sest et tegelikult Eesti majandus võiks olla äge ja kasvada ja nii edasi. Et ma soovin teile selleks õudselt jaksu. Me justkui praegu jookseme sinna selliselt nagu natuke ahvi vaimustuses. Et mis on järgmine asi, mis nüüd juhtub selle ahvi vaimustusega? Lööme kõik käega, et ei kasuta enam. Ei, mitte. Tähendab, ma ei ole suur Gartneri kõverate fänn, eks ole. On see, et kõigepealt on haip, siis on see, et tuleb, ei tööta. Ja siis hakatakse vaikselt aru saama, et paariks asjaks see tegelikult oli päris hea. Kindlasti need, kes panevad oma koduleheküljele otse ChatGPT põhised vestlusrobotid, et sa saad ettevõttega rääkida, avastavad, et nende firmade vestlusrobotid õpetavad muuhulgas ka Molotovi kokteile tootma, kui õigesti küsida, eks ole. Et see on nagu see koht, mida paljudel hakkavad avastama. Nii. Siis nad avastavad, et see oli veidi keerulisem, et ma oleks pidanud mõtlema selle peale, küsima oma teenuse pakkujalt, et kas teie vastutate selle eest, et Molotovi kokteilid ja värk on nagu välja filtreeritud ja mina pean seda tegema. Okei, nii. Aga praktikas, mis juhtub, on see, et selles uuringus me vaatame natuke trende. Trendid on kindlasti see, et kogu see asi läheb avatumaks rohkem, et järjest rohkem tuleb avatud lähtekoodiga mudeleid. Teil on võib-olla natuke lihtsam mingeid süsteeme ehitada maja sees, mis aitab teid turbe mõttes nii palju, et te ei pea oma andmeid kõiki kusagile välja saatma, kusagile teadmata kohta, oma ärisaladusi või oma klientide ärisaladusi, mis võib olla raskem ülesanne. Teine asi, mis kindlasti juhtub, on see, et regulatsioonid
nagu jõuavad järele. Ma just ütlesin, eks ole, Euroopa Liidu oma jõudis järele. Ameeriklased on ka midagi, hiinlastel on ka regulatsioon selle jaoks olemas, nii et selles mõttes, et midagi siin kindlasti tehakse. Tööstust ma tahaks uskuda, see väga kõvasti ei puuduta. Tahaks arvata, et olete äkki lõppkasutajad, ostate omale täispaketi sisse ja lihtsalt veendute, et teil riskikäsitlus on konkreetselt tehtud. Et see on nagu mu lootus. Aga kui praktikas küsite, et kas nagu tehisintellekt on haip, siis jah, ta on praegu haip, aga ma arvan, et seal on väärtus kusagil sees olemas, siis peab õigesti kasutusele võtma. Et mitte ootama tast nagu mingeid ulme asju. Suur aplaus meie esinejatele. Aitäh!